Täna alustati Nõo kultuurimajas ümberehitamist kultuurihooned kaasaegseks kasiinoks. Siia rajatakse erinevad platvormid erinevate mängude ja meelelahutuse tarbeks. Inimesed saavad siin kvaliteetsemat aega veeta ja on võimalus ka praegu keerulisel ajal teenida lisatulu. Alumise platvormile tuleb enamjaolt kaardimängude platvormid ja ülesse siis vana lavakoha peale edasi jõudnute ja rikkamate mängijate platvorm. Siia rajatakse ka rahahoiu kamber ja samamoodi igale osalejale, kes on püsiklient, pikemalt siin mängib ja soovib ööbima jääda, väike korter, boks, kus saab rahulikult puhata aega veeta, ehk siis kohe värske ja selge peaga hakata edasi mängima. Täna alustati siin Voika 23 Nõo vallamaja juures kevadlindude maandumisraja ehitust. Antud projekti viiakse ellu koos Nõo põllumajandusettevõtetega, et just kevadlinnud haned saaksid nende viljasaaki harvendada, sest on mitu aastat juba olnud põllumeestel mure, et viljasaak on liiga suur ja lihtsalt ei ole kuskile seda raha ja vilja paigutada. Siia vallavalitsuse akende juurde on palgatud eraldi inimene, kes loendab kõiki siin maanduvaid kevadlinde, et pidada statistikat ja saaksime ilusti näha, kui palju linde on Nõo valda lisandunud. Täna võeti vastu otsus siiasamma Nõo ringtee peale paigutada siis skulptuur. Kuna Maanteeamet ei ole lubanud siia püsivalt ühtegi skulptuuri paigutada, sest see segab autoliiklust ja on ohtlik, siis otsustati paigutada siia inimnäol skulptuur, kes seisab siin nii kaua, kuni lastakse. Ehk kui tuleb keegi trollima, on võimalik selle skulptuuril siit kerge vaevaga lihtsalt põõsa joosta. Skulptuur saab enda tööd alustada hommikul kella 8 ja kui kõik õnnestub, lõpeb tema tööpäev kell 5. Täna alustatakse Nõo muusikakooli sirgu ajamisega. Kuna ehitaja ei suutnud sirgetoonet teha ja hoone tuli selline ebamäärane S-kujuline, siis nüüd asetatakse hoone kahele poolele suured rauad, mis siis surutakse omavahel kokku ja hoone saab ilusa ristkülikulise kuju. See lahendab paljude inimeste mure, et nad ei saa lihtsalt selles hoones normaalselt kõndida, kuna kurv on kurvi taga. Aga kui hoone on ühtlaselt sirgu, on seda ilus vaadata ja hea tarbida. Täna teatas Lukke lasteaed, et planeerib siia Kahna karjääri lastele liivakasti. Kuna nende hoovi peal olev liivakast on jäänud lastele väikseks, oli vaja leida lahendust ja kogu see karjäär muudetakse siis laste mängu väljakuks või liivakastiks. Siin nad saavad kaevata, möllata, neile antakse kätte õlisilindrite peal töötavad ekskavaatorid, traktorid, masinad, et nad saaksid rahulikult mängida ja aega veeta liivakastis. Minust on see suurepärane idee, lapsed mahuvad siia ära ja lõbu on tundideks.